hei. Miks öelda sisemiselt jah asjadele, mis meid kõnetavad ja kutsuvad ja aktiveerivad ja särama panevad. Teinekord tuleb meile mingisugune teadmine või kutsub meid mingisugune koht või sündmus või kogemus, aga me ei julge seda vastu võtta või siis meie enda mõistus räägib meid välja mingitest kogemustest ja asjadest. Tal on miljon võimalust, miljon vabandust, miljon õigustust, miks me ei peaks seda konkreetselt tegema või kogema või endas vastu võtma. Ja tihtilugu mõistus võidab. Ta ei lase meil elu avatult elada ja vastu võtta. Aga kui me ütleme nendele asjadele kas või sisemiselt jah, ja me ei pea 3D-s või füüsilises reaalsuses sinna suunas mitte ühtegi sammu ega mitte ühtegi liigutust tegema. Me lihtsalt ütleme jah. Me oleme avatud sellele, mis meie sees üles kerkis ja ilmus. Kui me seda teeme, siis me laseme vabaks oma ümbritseva energia ja me laseme elul vabalt voolata. Me laseme teadusel enda sees vabalt avalduda. Ja läbi selle, ainuüksi läbi selle, et me ütleme lihtsalt jah mingile asjale või kogemusele, saavad uued kogemused, veelgi kõrgemad teadmised meie sees avalduda, meis läbi meie siia ilma ilmuda. Vahel on nii, et me ütleme lihtsalt enda sees jah, ükskõik mis see siis on ja ükskõik kui veider see meie kolde või meie tillukesele mõistusele tundub. Me ütleme sellele lihtsalt jah. Lubame sellel asjal olla ja lubame sellel asjal enda seest läbi liikuda. Ja kui ta on meie seest läbi liikunud, siis me oleme justkui vannil korgi eest ära võtnud. Me ei lase asjadel kuhjuda, me ei lase pingel kasvada, me lihtsalt laseme teadusel, energial ja informatsioonil enda seest läbi voolata. Ja te ju teate väga hästi, mis siis juhtub, kui me võtame vannil korgi eest ära. Siis tihti sogaseks muutunud vesi voolab lihtsalt minema ja uus puhas vesi saab vabalt sellest kanalist või torust läbi voolata. Meie ise oleme täpselt samamoodi nagu kanalid. Võib öelda ka tillukesed torud, läbi mille energia voolab siia füüsilisse maailma. Ja tihti ta isegi ei saa füüsiliseks, ta lihtsalt voolab meist läbi teadmisena, kogemusena, võnkena. Ja kui me ei peata seda energiavoolu, seda info ja sageduste voolu, siis saavad asjad läbi meie takistusteta ja vabalt liikuda.
ja läbi selle, et me ütleme jah enda sees mingisugusele asjale, mis üldse 3D-sse ei pruugigi ilmuda, siis uued kõrgused, uued teadmised, uued võnked saavad meile kättesaadavaks. Ja mida puhtam ja avatum on see kanal, millest see energia ja olemine läbi voolab, kogu teadus läbi voolab, seda kiiremini ja seda puhtamalt ja selgevalt edasi saab teadus voolata. Ehk siis ütle jah enda sees sellele, mis sinust praegu on. Me ei pea seda tahtma füüsilisse maailma, me võime seda nautida lihtsalt teadvuses olles, oma teadvuse pilte vaadates ja kogedes. Ja kui see ükskord ilmub ka 3D-sse füüsilisse maailma, siis see on lihtsalt lisakingitus, ekstra boonus. See, mis toimub meie sees teadvuses, justkui nähtamatus maailmas, see on peamine ja see on see, mis loob kõike seda, mida me arvame füüsilises maailmas käega katsuda saavat. Kõik see, mida me näeme, kuuleme, kogeme oma füüsiliste meeltega, kõik see saab alguse meie teadvuses. Ja kui sa teadvuses ütled jah asjadele, kogemustele, hetkedele, inimestele, võngetele, teadmistele, siis väga suur maailm ja väga, väga rikkalik ja puhtavõnkeline on sealne teadusmaailm. Ja mis sa arvad, mida hakkab sulle peegeldama füüsiline maailm selle peale? Ehk siis see ongi see põhjus, miks olla alati avatud igasugustele pakkumistele, ideedele, impulssidele, justkui hetkeajendil tekkinud mõtetele. Kui sa oled kõige suhtes avatud ja lubamises, siis teadus saab läbi meie kui kanali voolata pehmelt ja sujuvalt ja väga palju kergust loob see meie sisse, ümber ja elusse tervikuna. Nii et vaata enda sisse, mõtle korraks, kas sa oled hetkel mingi asja suhtes vastupanus või eituses. Ja vaata, mida sa tunned ja mida sa koged enda sees siis, kui sa ütled sellele lihtsalt jah. Lihtsalt enda sees jah. Sa ei pea minema midagi tegema, midagi füüsilises maailmas liigutama, korraldama. Ütle sellele enda sees lihtsalt jah. Ja siis vaata, mida sa tunned, koged ja mis siis edasi juhtuma hakkab. Imelist päeva, näeme jälle.